Niin, hyvää iltaa hyvät naiset ja herrat sekä tytöt ja pojat. Tervetuloa mukaan maailmankuviin. Tässä lähetyksessä meillä on paljon asiaa. Meillä on kuningasasiaa, vessa-asiaa, ulkomaalaisasiaa, kirjallisuusasiaa sekä tieasiaa. Liikumme Euroopassa, mutta myös merten takana. Aluksi olemme tässä ihan lähialueella. Suomen ulkopoliittisella johdolla on ollut viime aikoina niin paljon kiireitä talous- ja presidenttipeliasioissa, että siltä on jäänyt huomaamatta uuden kuningaskunnan syntyminen aivan Suomen tasavallan nurkille. Kollega Ullamaija Määttänen raportoi. Saarenmaan lautta purkaa matkustajia maihin. Väkijoukossa on myös saaren eteläisimmän kunnan Torkun kuningas, kansanedustaja Kirill I. Hän kuulutti Torkun kuningaskunnaksi muutama kuukausi takaperin Viron parlamentissa eli Riikikokussa. Tervehdys vielä rajavartiostolle ja matka omaan valtakuntaan voi alkaa. Torku on pieni, köyhä, mutta idyllinen kunta Saarenmaan eteläkolkassa. Se halusi itsenäiseksi ja kun muu ei auttanut, Torku julistautui kuningaskunnaksi. Täällä on vain 431 asukasta ja jokaisen uuden kansalaisen syntyminen on Torkussa tapaus, jota pitää juhlia. Lisää jälkikasvua on tulossa huhtikuussa, tiedettiin kertoa. Tässä seurueessa on kuninkaantekijä, ensimmäinen hovinainen, luonnollisesti Kirin I, kuningaskunnan rahastonhoitaja sekä kuvernööri, joka huolehtii valtakunnan asioista kuninkaan ollessa poissa. Kuningaskunta suunnittelee omaa rahaa ja omaa postimerkkiä. Peale seda, kui on postmark ilmunud minu profiiliga, me avaldame suure postmarkide sarja, millel igal margil on ühe minu alama Torgu elaniku portree. Kirill I alamaisten keski-ikä on varsin korkea. Monet nuoret ovat lähteneet leivänhakuun muualle. Pääosin vanhukset ovat jääneet. Nämä kuningat siinä kirikon juureksi. Siinä kävi seurakunnan pastori tervehtimässä kuningasta. Torkun kuntaisimpään kärkeen, eli Sörven sääreen, joksi tätä niemeä myös kutsutaan. Kuningaskunta on noin 144 kilometrin suuruinen ja luonto miltei koskematon. Jo poistuneen Venäjän armeijan rantaan pystyttämät tarkkailuasematkin ovat päässeet raunioitumaan. Kulkijan mieleen tämä maisema tuo surrealistiset maalaukset. Kautta aikojen Torkun asukkaat, joita enimmillään on ollut 5000, ovat olleet merikansaa, laivanrakentajia, merimiehiä ja kalastajia. Nyt kunnan satama on päässyt rapistumaan. Kuningaskunnassa unelmoidaankin sataman uudelleen rakentamisesta. Yksityinen matkailuyritys houkutteli tänne viime kesänä yli 200 purjevenettä. Veneturisteja tulikin rämettyneeseen satamaan aina Kanadasta asti. Tulid jahid heas usus, et me võtame neid vastu ja teenendame neid vastaval tasemel. Kuid kuna see sadam kuulus veel Vene armeele, siis ka puudus teenendus. Teenendus oli null, et jaht tuli sadamasse, võttis otsad ja oligi kogu lugu. Kuningas Kirill I haluaisi kunnostaa myös tämän entisen Venäjän armeijan käytössä olleen rakennuksen linnakseen.
siit? Jaa, loomulikult. See on fantastiline koht ja siin ma tunnen lihtsalt, kuidas mul hakkavad mõtted paisuma, tulema ja kujunema. Matkan varrella myös paikalliset villisiä metsästäjät törmäsivät kuninkaaseensa. Alamaiset suhtautuvat hallitsijansa hyvän tahtoisesti. Aga mida arvate sellest? Ei tea, uhkevõrk. Uhkevõrk oli asjast väljas. Muidugi, see on au asi. Kuningriik Saaremaal, sõrve otsas. Sõrulust pead samaha surutud. Kirill on muidugi kogu aeg naljamees olnud ja eks ta rohkem pool naljaga see asi ei ole, aga liiga palju sära on selle asja. Elu tuli tasapisi Sõrve tagasi. Ära kadus aga Torgu vald. See põhjustas Eesti taasiseseisvumise järel paraja seadusliku segaduse, millest parlamenti jõudnud kuningriiklased sümpaatse show välja keerutasid ja mitte ainult kõnepuldis Kalle Kuulboki juhtimisel. Kunagi Eesti ajal oli Torgu vald ja Salme vald. Ja Salme vald saavutas 30. juulist 1992 endale iseseisvuse, nagu taastas valla õiguse. Ja Torgu vald jäi selliseks, ei mitte miskiks. Külanõukogud neil enam ei olnud ja valla õigusi ka ei olnud. Aga viikingid nii kauged nagu on, tegid avaliku kirja, avaldasid selle Maalehes ja ajalehes Post ja nende ainus legitiimne esindusorgan oli Sõrve taastamise arendamise selts, mille ees on Leevi Häng, Hänga talust, Hänga külast. Ja siin on väga ilusti kohe öeldud, et hästi lühidalt loen ette, et kuulutada Eesti Vabariigi Ülemnõukogu presiidiumi poolt eksterritoriaalseks tunnistatud endise Torgu valla territooriumil välja Eesti kuningriik. Ja siin tuleb igasugu diplomaatilisi trikke ja lõpuks on tehtud ettepanek, et paluda nõusolekut tema majesteedi Eesti kuningriigi valitsejaks kuulutamiseks härra Kirill Teitrit. No loomulikult, tead see, ainus kord elus kutsutakse sind kuningaks. Kolm ülesannet oli mul antud siis, kui nagu Sõrve rahvas mind omaks võttis. Ma nüüd ei tea, kas öelda öö või öö, sest et iga kord, kui ma praamilt kuivastus maha astun, siis mu öö kohe muutub ööks. No sa räägid praegu seda juttu Tallinnast. Võib ööga rääkida. Võib läbi segi rääkida. Kolm ülesannet oli, esimene oli taastada Torgu vald, sellega sain ma hakkama. Teine ülesanne oli sakslaste käest nõuda välja mingi hüvitus 3000 sõrulase evakueerimise eest Poolasse, kus 200-300 inimest oli surma saanud nendest repatrieeritud laagritest ja enamus majapidamisi lihtsalt selle suure sõja käigus oli ära hävitatud. Kunagi Saksamaa oli makstud Venemaale selle raha kinni 50-ndatel. Aga Venemaalt see raha muidugi Sõrve ei jõudnud ja nüüd sõrulased hakkasid seda asja ajama. Tiit Matsulevitš, praegune Riigikogu liige, kui ma eksi, oli tollal suursaadik Saksamaal, Tiiduga rääkisin
rääkisin ka Riigikogu inimestega, väliskomisjoniga, aga siis oli Saksamaaga olid meil niivõrd õrnad suhted, et järsult ei saanud mitte midagi teha. Kolmas kuninglik kohustus oli torgu üle maailma kuulsaks teha ja kuningriiklastel õnnestuski korraldada päris ulatuslik meediakära. Suomen ulkopoliittisella johdolla on ollut viime aikoina niin paljon kiireitä EU-, talous- ja presidenttipeliasioissa, että siltä on jäänyt huomaamatta uuden kuningaskunnan syntyminen aivan Suomen tasavallan nurkille. Kollega Ulla-Maija Määttänen raportoi. Saarenmaan lautta purkaa matkustajia maihin. Väkijoukossa on myös saaren eteläisimmän kunnan Torkun kuningas, kansanedustaja Kirill I. Hän kuulutti Torkun kuningaskunnaksi muutama kuukausi takaperin Viron parlamentissa eli Riikikokussa. Tervehdys vielä rajavartiostolle ja matka omaan valtakuntaan voi alkaa. No se oli nali, aga se ei ollut nali. Mä jopa sain siis aru. Että näittekö se Torku kuninkriik, se mötte Torku kuninkriikistä oli siis sellainen, että no mitä se pisikkene, tillukkene siellä kuskil Sörvesääres, sellainen valt. Mitä se, kusta se rahaa saat? No se on hea idee, että teemme kuninkriiki. Ja siis kaikki pööräävät katsee sinne puoleen. Ja niin juttuskin ja mahtavat. Että nali ja sellainen tosinen asia käisit nagu koos. Aga nüüd ma ei tea, kas se on unustatud. Minä ei ole kyllä unustanut. Ja siis hakkasid tulema üle maailma kirjad. Kirjad. Kes pakkus VAPi projekti ja kes siis tahtis korraldada meile siia. Ilmusid välja mingisugused ulmeriigid, nagu näiteks Fürstentum Vikingland, see on mingi Rootsi laidude peal. Poisid tegid oma vürstiriigi ja vorbivad seal postmarke. Ja muidugi nad on siin tiitliga eksinud, nad panevad Excellency. No kuningriigil oli ka oma postmark. Peaks olema Majesty. Ja siis pakuti kõiksugu asju ja lipukavandid ja kõik. No kuni oma rahani välja. Raha tuli meile üks päev enne Leedu raha. See oli 1993. aastal. Meie rahapaja peameister, kelle nime ma ei tohi öelda, see on liiga tuntud inime, tegi raha ja neid rahatähti on välja antud juba neli versiooni igatsugu tähtpäevade puhul. Natuke ümbrike ja eraldi postmargid oleks liiga kallid olnud. Me teeme postmargid otse ümbriku peale. Kus see kroonimine nüüd toimub, ma ei näe. Elagu kuninga proua! Elagu saakja! Hurraa!
Tere kuulema 2424. keskpäevasaadet on reede 30. november, millest täna räägime. Nii nagu eile lubatud sai, on tänane lõviosa saatest pühendatud Torgu kuningriigi 20. aastapäevale ja sel tähtsal päeval on lubanud saatesse tulla ka tema majesteet Kirill I koos saatjaskonnaga. Hea meel ja suur au võõrustada tänases saates täiesti enneolematut seltskonda. Keskpäevasaate 11 aasta jooksul ei ole veel ükski kuningas meie saates osalenud. Täna on see õnnelik päev. Teie majesteet, härra Teiter. Kirill I. Minul Hängalevi armust Torgu kuningal Kirillil on rõõm tervitada kõiki saarlasi, muhulasi ja loomulikult sõrulasi. Aitäh. Ja kuningas ei ole tulnud meile muidugi mitte üksi, vaid koos saatjaskonnaga. Ma nüüd tiitli osas võin nagu jääda pisut hätta. Majestät, kuningas! Elagu kuningriik! Nii, tule sisse, jah? Paremale oli osatud. Oli ümber kokku. Kumbas tahad? Just need ülejäänud jäid. Mul on väga hea meel, meil on väga hea meel tervitada inimesi, kes nüüd töötavad kogu Saaremaa heaks, kes ei küsi endalt, mida Saaremaa mulle annab, aga kes küsivad, mida ma saaks Saaremaa heaks teha, kes oma ametkondlike, erakondlike, perekondlike ettevõtmiste juures ei unusta ka väikest Torgut, kes on väike ja kelle rahvas on väga uhke. Tänan, et kutsusite külla. Meil on siin omavalitsuse poolt hea meel teid siin tervitada, et Torgu on tõesti unikaalne kuningriik, et ma arvan, et maailma ajaloos ei ole tõepoolest seda juhustanud, kus ühe valla taastamiseks tuli kõigepealt luua kuningriik, aga loodud ta nüüd on, et jah, seda ei ole de jure ega de facto küll ükski võim tunnistanud, aga ometi ei takista seda rõõmsalt eksisteerimast ja õnneks on see kuningas ja kuningriik väga rahumeelne, et ta ei ole laienemisplaane võtnud ega kõrval olevaid naabrite alasid enda alla haaranud, mille eest ilmselt tuleb ka saare rahvas võib-olla natuke tänulik olema. Minkanna imbi! Elämin köitse armas kodumaa, vennad ööd välja Vainu teele, lippude ja lahke lauluga. Vennad ööd välja Vainu teele, lippude ja lahke lauluga.
majesteet. Teie majesteet. Sinuga teist korda. Tere tulemast koju. Täname. Lubage ette kanda, et 20 aastat tagasi meie poolt välja töötatud Torgu kuningriigi põhimõtted ja arusaamad on alal hoitud igasuguste asjaolude kiuste. Lubage esitada praegust Torgu vallavanemat härra Tiit Pöldu. Kirill. Niuke väike jutt, et kuningriik on alles, rahvas on kadunud ja ajad on alati natuke rasked ja inimesed on alati natuke rahutud. Praegu on see asi, et rahvas on natuke rohkem rahutu, keerulised ajad on ja kutsun teid ka läbi astuma vallavalitsusest täpselt kokku lepitud ajal. Tänan. Võite üle piiri astuda. See kahe selle vahel. Näed, siin jookseb. Noh, parema jalaga. Kuningas kadus. Elagu kuningas! Krooni ka vähe siin. Kroon jäi väikseks. Pea paisub mure mõttes Torgu kuningas. On põhjust.
numbri siia panna sellesse lahtesse kuskil, siis meil on sellepärast vaja, et me peame pärast teadma, kui palju inimesi koguneb. Sellega võiks isegi see särk on sul olemas. Kas elab sul on särk? Jaa. 27 aastat kroonimisest 30. november 2019 filmiprogramm. Soome ületöö saade Torgu kuningriigist aastast 1993. Kroonikakaadrid Kirill esimene 20. kroonimisaasta 20. kroonimisaasta 2012 siis. Katken Torgu kuningriigi ametliku hümni salvestajast 2019. Torgu kuningriigi ametlik hümn ja hümni lühiversioon. No see sobib meile ju. Mis see maksis? Ja siia kõrvale kuninga õukonna inimesed. Teie ekstsellentsid, siis head sõrulased ja armsad naabrid sõbralikust naaberriigist. Täna me tähistame muidugi tegelikult kuninga kroonimise 27. aastapäeva, sest mis kuningriik see ilma kroonitud kuningat ikka on. Aga ta vabandus ennast oma tervisega välja ka seekord, kuigi siuke oluline asi. Loen ette tema läkituse. Hääd tagasõrulased ja sõbralikud naaberrahvad. Valla iseseisvuse kao tõttu on vahepeal varjusurma saanud kuningriik üha enam ellu ärkamas. Lisaks lipule on Torgu kuningriigil oma tigulohega vapp, mille mõtlesid välja rahvatantsu naised. On oma raha, mille pesi viinaga puhtaks kuninga asemiku Aldek ja nüüd siis ka oma hümn, milles täname Õiet ja Peetrit. Ma tean kindlalt, et oma hümn on meie sõpradel setodel, kes lõid oma kuningriigi meie eeskujul 2 aastat hiljem. Rohkem pole nii julgeid seni olnud, aga nii Torgu kui Seto kuningriigid on muutunud hävimatuiks, sest nemad elavad eelkõige oma inimeste südameis.
kogukondlik elu on toiminud nii kaua, kui me inimkonda teame. Oma isamaa pärast kurvastan, tema peale mõtlen oma isamaa pärast kurvastan, tema peale mõtlen mul kõigest 7 poega. Siin laadlas. Selle eest, kui te tahate ostada varsti, tahate ostada saia, tahate võite mündi endale ette. See münt on erimünt selles mõttes, et seal tagapool on nagu ikka, nagu kõigil müntidel on Torgu kuningriigi vapp, aga eespool on siis Sääre majakas, O-Sõrve maa kirjutatud ja siis hümni esimesed noodid. Ja tahad sa rääkida äkki sellest, ei taha rääkida? Ta leiutas geniaalse asja, aga pärast sõltub. Jah, oli niisugune lugu, et ma ise arvasin, et see on just esimene hümn, mis on pandud mündi peale. Aga siis, kui ma läksin neid mündikapsleid ostma mündipoest, kes teavad täpselt, kui palju maailmas neid münte välja antakse ja on kataloogid, siis tuli välja, et Kanada oli oma hümni 40. aastapäevaks lasknud välja mündi, millel olid siis noodid peal, mis tähistasid Kanada hümni algust. Te ei kujuta üldse pettunud. See oli umbes 2 kuud enne meie selle mündi valmimist. Mul suur lootus, et ma pääsen maailmaregistrisse. Lättu. Nüüd on nii, et kas Liili on kuskil siin? Neljad on õues. Tuleb. Ilus Liili tuleb. Ilus Liili. Mina loesin järjest ette selleks kirjas laiki. Ja lillede asemel on siis iga lille asemel, ei kuulnud. Lille asemel on kõigile siis Torgu toetaja kaart. See sõna otseses mõttes ongi kaart. Teisel pool on Torgu ajalugu, aga Lilli, mina loodan, et sina hakkad jagama siin lilli, vaata siit saab võtta järjest. Ja Minti annab Mark, mina müün välja ja kutsun välja need, kes kohal on, et mitte aega käsitleda tähestiku järjekorras. Aarne Pärssel, aastapäeva medal rinnas. Annika, tänuseks sellest, et sa oled siin torki võita. Ja sulle tuleb appi ka. Me saame kohe tegema hakata, sest muidu pärast ei jõua. Kõik on tordi ära pildistanud, eks ole, kedagi enam ei huvita, et see terve oleks, nende lõikata purus. Ja sööme ära. Torgu kuninga vapi. Ja nagu siin peal on öeldud, miks ka mitte. Siis, kes meil veel kohal on siin? Arvo ning Ester Sõtsova. Mõtelge, kui kaks rahvariides tüdrukut lõikavad kleiti.
saab veel juurde osta, kes tahab endal tagavara saada, see talva poolest kirjas. Tulge siia korki juurde, mis tahab veel pildistada ja kui ei pildista, siis täna on kuninga käsul on natuke pikemalt valmi kui muidu. Väike looju Viljan. ta on meie omanne alguse looja, päike läheb looja.
ükskord hoidab pämmil sind ma endas näen ja oma olemuse paremaks muudan. Päike läheb looja, on meie omanne alguse Nii kõlab torgu hümn. Aga olgem täpsed, mitte torgu, vaid lausa Torgu kuningriigi hümn. Torgu asub Saare maakonnas Sõrve poolsaare lõunaosas. Sõrve külastuskeskuses tähistatakse Torgu 27. kuninga kroonimise aastapäeva. Tema majesteet Kirill I ehk Kirill Teiter küll sündmusel kohal viibida ei saanud, kuid väga eriliseks muutis päeva see, et toimus Torgu kuningriigi ametliku hümni esmaettekanne. Sõrve hümni ehk Õie-Maria Tehu laulu O Sõrvemaa seadis orkestrile suvesõrulasest helilooja Peeter Vähi. Hümni salvestas Klaaspärli mäng Sinfonietta Rahvusooper Estonia stuudios. Hümni salvestamiseks vajaminev 4000 eurot korjati kokku annetustega. Ei ole ju maailmas nii palju riike, veel vähem kuningriike, millel veel ei olnud hümni. Nii et see oli torgulaste poolt mulle antud harukordne võimalus ja ma olen selle eest väga tänulik Torgu kuninga alamatele ja väga uhke selle võimaluse üle. Aga ma siiski pean ütlema, et ma ei loonud hümni, vaid tegelikult oli ju juba selline mitteametlik laul O Sõrvemaa rahva hulgas väga populaarne. Ta oli justkui muutumas juba selliseks mitteametlikuks hümniks ja ma üksnes arranžeerisin selle või teatud määral võib-olla olin kaasautoriks. Kui hetkel on tegemist veel instrumentaalpalaga, siis on plaan salvestada ka lauluga versioon, kus teksti laulavad peale sõrulased ise. O Sõrvemaa, sa venjast alguse saad. O Sõrvemaa, sa räägid kuni välja ketad. Esialgne laul on kohalik naisterahvas Õie-Maria Tehu või Sepa Õie. See on tema oma looming ja kuskil 2000. aastatest hakkas see kohalikele inimestele sedavõrd meeldima, et mingil hetkel tekkis traditsioon kõiki jaanipäevasid ja igasuguseid suuremaid üritusi alustada selle niinimetatud mitteametliku hümniga. Esimene kord, kui see lihtsalt tuli ettekandele, et tutvustuseks lihtsalt oli, siis mul oli kohe kananahk oli täiesti peal ja ma arvan, et ema sealt ülevalt ma lihtsalt usun, et ta kuuleb seda sealt samamoodi, et see lihtsalt oli nii ilus. Kuidas aga tekkis Torgu kuningriik? Aastal 1991 algatati Torgu valla taastamine. Nii aga ei läinud. Aastal 1992 anti hoopis Salme vallale omavalitsuslik staatus, välja arvatud Torgu vald. Tekkinud olukorras loodi Torgu kuningriik. Kuningaks valiti Kirill I ehk Kirill Teiter, kes toona kuulus kuningriiklaste parteisse. Ta oli tuntuks saanud ka kui humorist. Torgu vald taastati vallavanema kohusetäitja Valdek Kausi eestvedamisel ja Riigikogu kuningriiklaste fraktsiooni jõupingutustega alles märtsis 1993. Tänaseks on see kõik osutunud aga lõbusaks kultuuriseegaks.
sest Torgu vald liitus aastal 2017 Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus juba kõigi Saaremaal asunud valdadega ühtseks Saaremaa vallaks. Torgu kuningriik Sõrve poolsaarel jääb aga püsima.